Me asume siis hetkel Sepa 24 korterelamus ja asume siis viimasel korrusel ilusa vaatega merele. Ja asume Malmer Glaasiumi poolt klaasitud rõdul. Meie oleme siia ehitanud siis piirded, rõduklaasid ja ka vaheseinad. Teeb rõdu turvaliseks, nii lastele kui näiteks kassidele, siis kaitseb ilma eest, kui sajab vihma, hoiab vihma eemale, sajab lund, hoiab lume eemale ja muus osas ka tolmu ja muu sellise saaste. Hoiab rõdu põhtana ja saab kasutada aastaringselt. Ka linnud näiteks tihtipeale korterelamutes tulevad rõdule, siis hoiab ka näiteks linnud eemale. Ja neid eeliseid on siin veel mitmeid, aga rida on pikk. Me tuleme vaatame iga rõdu personaalselt üle ja selle põhjal siis otsustame, kas kandekonstruktsioon on piisav, meil on ta rippuv süsteem, siis see ülemine tala, kuhu külge ta kinnitatakse, just see ülemine betoonosa siis näiteks või puit, oleneb kuhu kinnitada, see peab olema korralik, see peab suutma seda rõduklaasi kanda. See on ka eelis selle süsteemi puhul, ta on rippuv süsteem, siis ta paneb selle raskuse lihtsalt sellele ühele rõdupaneelile, ta ei koorma tervet, kui on näiteks reas kõik rõdud, ta ei koorma kõiki rõdupaneele, siis raskus istub ühel rõdul. Selle rõdu eelis on ka see, selle saab näiteks päikselise paisteilmaga jälle lahti teha ja kõik klaasid siis tulevad ühte nurka kokku. Siit sellised nad avanevad. Ja kust siis sellist asja tellida saab? Siis tuleb võtta ühendust Malmer Glaasiumiga. malmerglaasium.ee on meie koduleht, ka telefoni teel ja meili teel, seal on kõik andmed olemas. Konstruktsioonidest ja põhiliselt teeme neid rõdudele, teeme rõdupiirdeid, rõduklaase, samuti teeme selliseid maast laeniklaase ja ka lingiga, et oleks lihtsam avada. Samuti teeme vaheseinu ja katusekonstruktsioone, teeme siis klaasalumiiniumis katusekonstruktsioone või siis tõmbidel klaaskatuseid. Vastavalt vajadusele siis leiame sobiva lahenduse. Me teeme tegelikult lisaks ka talveaedasid ja talveaia konstruktsioone, teemegi algusest lõpuni valmis sellise konstruktsiooni, mis siis näiteks eramajas võiks olla oma aeda panna, selline tore lisa, kus saab siis Eesti vihmase ilmaga ka suvel grillida.